ülesanne 5. 3 korda 10 astmes 20 elektroni liigutamisel tehti tööd 4,8 kilojoule'i. Arvuta elektrivälja pinge. Siin on nüüd siis meil teada, millised osakesed liiguvad, need on elektronid. Ja järelikult selle ülesande lahendamiseks saame me kasutada ja tõenäoliselt meil ka läheb vaja mõlemat valemit. Kõigepealt siis 3 korda 10 astmes 20. See on elektronide arv. See on väga suur arv. 3-le kirjutatakse järgi siis 20 nulli. Ja meil on öeldud, et liiguvad elektronid. Järelikult ühe osakese laeng on siis võrdne elementaarlaenguga. Ja kuna me räägime teiega elektrivoolust, siis eks ole, mis sest, et tegu on elektroniga, me loeme selle laengu ikkagi positiivseks. Ja veel on öeldud, et tööd tehakse 4,8 kilojoule'i ja kilojoule on siis põhiühikust 1000 korda suurem, nii et see on siis 4800 joule'i või kui keegi soovib, siis 4,8 korda 10 astmes 3 joule'i. Need on täpselt samaväärsed arvud, mida siis arvutamisel kasutatakse. Ja küsitakse, milline on elektriväljas pinge. Ja me teame, et pinget leitakse valemist U on võrdne A jagatud Q-ga. Aga siia peale vaadates, eks ole, me näeme, et U-d meie käest küsitakse. A on meil antud, aga seda Q-d, mis siin pingevalemis on, meil just nagu ei ole. Aga samas on meil öeldud, mis osakesed liiguvad ja kui palju neid osakesi on. Järelikult me saame siis selle laengu osakeste arvu ja osakese laengu kaudu välja arvutada. Nii et teeme siis ühe vahearvutuse. Korrutame 3 korda 10 astmes 20 osakest ja ühe osakese laengu. Ja saame siis klõbistada kalkulaatoriga või osavamad saavad selle tehte teha ka peast. 3 korda 1,6 on 4,8 ja eks ole nüüd 10 astmes 20 korda 10 astmes -19 astmete korrutamisel astendajad liidetakse 20 pluss -19 jääb järgi 1. 4,8 korda 10 astmes 1 kulonit ehk siis teiste sõnadega 48 kulonit. Me siia sellele jooni alla ei tõmba, sest tegemist on vahearvutusega. Ja nüüd me võime siis öelda, et me teame ka seda laengut ja järelikult me saame siis nüüd võtta selle pingevalemi ja arvutada siis selle elektrivälja pinge, mis meie ülesandes kirjeldatud on. Nii et paneme siis nüüd arvud asemele ja arvutame.
murrujoone peale läheb siis 4800 ja murrujoone alla läheb 48, eks ole, 4,8 ja 4,8 annab vastuseks 1 ja 10 astmes 3 jagatud 10 astmes 1 astmete jagamisel astendajad lahutatakse. Saame siis 3 miinus 1 10 astendajaks 2. Ja noh, see 10 astmes 2 ei ole siis mitte midagi muud kui 100 volti. Nii et me võime siis öelda, et selle ülesande vastuseks on 100 volti, on selle elektrivälja pinge.